Muistsel ajal ei olnud mandrid, mida me täna tunneme, veel üksteisest eraldatud. Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Aafrika, Aasia, Euroopa, Austraalia ja Antarktika olid kunagi kõik ühendatud üheks hiiglaslikuks maismaaks, mida nimetatakse Pangeaks. Ja tegelikult ei juhtunud see ainult üks kord. Mida ma sellega mõtlen? Teadlaste ja geoloogide sõnul on mandrid miljardite aastate jooksul korduvalt kokku tulnud ja jälle lahku läinud. Seda nimetatakse superkontinendi tsükliks, väga pikaks protsessiks, mille käigus maa-alad maal aeglaselt üdinevad ja seejärel jälle lahku lähevad. Ja selle põhjuseks on miski, mis asub otse meie jalgade all. Maapind ei ole lihtsalt üks tahke tükk. See on jagatud väga suurteks osadeks, mida nimetatakse tektoonilisteks plaatideks. Need on nagu hiiglaslikud pusletükid, mis liiguvad aeglaselt kuuma ja peaaegu sulanud planeedi osa peal. Nende liikumine on väga aeglane. Mõnikord liiguvad need sama aeglaselt, kui inimese küüned kasvavad aastas. Kuid isegi kui see on aeglane, on selle mõju miljonite aastate jooksul väga suur. Kui need laamad kokku põrkuvad, võivad tekkida mäed, ilmuda uus maa ja alata tugevad maavärinad ning vulkaanipursked. Aga kui maa oli noor, oli planeet palju segasem ja kuumem kui praegu. Geoloogide uuringute kohaselt oli maa pind siis peaaegu täielikult ookeanide all. Tugevat maad oli väga vähe ning maa koore esimene kiht oli õhuke, kuum ja kergesti tagasi maa sisemusse vajuv. Tugevat maad oli veel vähe ja maa koore esimene kiht oli õhuke, kuum ning kergesti tagasi planeedi alla vajuv. Kui ookeanilise koore osad omavahel kokku põrkasid, suruti üks osa neist maa alla. Ja kui see alla vajub, sulab kivi ja muutub magmaks. Seejärel tõuseb magma taas pinnale. Siin happesidki tekkima esimesed vulkaanid ja väikesed saared muistse maailma alguses. Midagi sarnast toimub ka tänapäeval mõnes vulkaanilises saarestikus, näiteks Aleudi saartel, Alaskal ja teistes kohtades Vaikse ookeani tulerõngas. Väga pika aja jooksul need väikesed maatükid hakkasid aeglaselt ühinema. Kui tektoonilised plaadid jätkasid liikumist, muutusid mõned maakoore osad paksemaks, tugevamaks ja suutsid paremini ellu jääda maa pinna all valitsevas kõrges kuumuses. Ja see sai esimeste tõeliste mandrite aluseks. See ei juhtunud mõne aasta või sajandiga. Selleks kulus miljardeid aastaid. Ja kui need iidsed maismaad kasvasid, hakkas muutuma ka maa kliima, ookeanide vool ja isegi elu planeedil. Teadlaste sõnul on supermandritel kogu maailmale suur mõju. Aga miks? Kui peaaegu kogu maismaa on koos, muutub õhu ja ookeani vee liikumine. Muutub ka planeedi temperatuur. On kohti, mis muutuvad väga kuumaks ja kuivaks, sest need on merest väga kaugel. Samal ajal kogevad teised piirkonnad tugevaid torme ja vihmasadusid. Ja kui mandrid jälle lahku liiguvad, tekivad uued mered, uued ookeanid ja uued elupaigad erinevatele eluvormidele. Seega pole maailma praegune ilme püsiv. Mandrid liiguvad endiselt ka tänapäeval. Aga oota korraks. Las ma katkestan hetkeks. Enne kui jätkame arutelu, palun märgi see video meeldivaks ja telli ka kanal. See on meile sisuloojatele suureks abiks. Aitäh! Nii et, lähme nüüd tagasi teema juurde. Kui vaatame tänapäeva maailma kaarti, tundub, et mandrid on justkui jäädavalt paigal. Aga tegelikult liiguvad need lihtsalt väga aeglaselt. Ja nende riikide all on maakoore osad, mis peaaegu ei muutu isegi miljardite aastate jooksul. Teadlased nimetavad neid kratoonideks. Kratoonid on kontinendi kõige vanemad ja kõige tugevamad osad. Need on nagu tänapäevaste riikide ja mandrite vundament. Kuigi paljud maaosad sulavad korduvalt, purunevad või vajuvad planeedi alla, siis kratoonid jäävad terveks. Geoloogide sõnul on võimalik, et mõned neist tekkisid üle 4 miljardi aasta tagasi. See tähendab, et need on vanemad kui enamik mägesid ja ookeane, mida me täna näeme. Põhjus, miks kreetonid on nii vastupidavad, on see, et nende juured ulatuvad väga sügavale maa alla. Nad on palju paksemad kui tavaline planeedi koorik. Nende koostis on ka kergem, mistõttu nad ei vaju lihtsalt maa all oleva kuuma vahevöö sisse. See on nagu suur tükk kõva kivi, mis hõljub maa kuumema ja pehmema osa peale. Seetõttu suudavad kreetonid ellu jääda isegi siis, kui tektoonilised plaadid liiguvad väga pika aja jooksul. Üks tuntumaid iidseid kreetone leidub tänapäeval Kanadas. Seda nimetatakse sloovi kreetoniks. Lisaks sellele, et see on rikas teemantide, mineraalide ja väärismetallide poolest,
on see oluline ka seetõttu, et siit leiti mõned maa vanimad kivimid. Selle hulka kuulub ka Akastagnis, mis uuringute kohaselt on peaaegu 4 miljardit aastat vana. See tähendab, et on võimalik, et see kuulus esimeste stabiilsete maismaa-alade hulka, mis planeedil tekkisid. Teisel pool maailma, Lääne-Austraalias, asub Pilbara Kreton. See on samuti üks vanimaid planeedi osi. Aga mis veelgi üllatavam, selles paigas on leitud ka iidse elujälgi. Teadlaste sõnul leidub seal fossiilseid mikroobistruktuure, mis võivad olla ühed esimesed tõendid elu olemasolust planeedil. Ja mitte ainult Austraalias ei leidu selliseid iidseid kivimeid. Lõuna-Aafrikas on veel üks väga vala paik, mida nimetatakse Kapvali kratoniks. Siit leiti samuti kivimeid ja bioloogilisi jälgi, mis on peaaegu sama vanad kui Pilbarast leitud omad. Aga veelgi kummalisem on see, mida geoloogid märkasid. Kuigi Austraalia ja Lõuna-Aafrika asuvad praegu üksteisest väga kaugel, on neil kivimikihtides, mineraalide lavestustes ja mäestikustruktuurides peaaegu identsed jooned. Kas tõesti olid need kohad kunagi ühendatud? Selle tõttu usuvad mõned teadlased, et need 2 piirkonda olid kunagi osa väga varajasest supermandrist. Nad nimetasid seda vaalvaraks. Mõnede geoloogiliste rekonstruktsioonide kohaselt võis see tekkida rohkem kui 3,5 miljardit aastat tagasi. See on palju vanem kui Pangea. Tol ajal oli maa hoopis teistsugune. Ei olnud veel taimi, loomi, metsi ega rohtu. Tollane maailm oli tõenäoliselt täis vulkaane, paksu suitsu, äärmist kuumust ja kivist keskkonda. Ja samal ajal, kui see kõik toimus planeedi pinnal, on võimalik, et kõige esimene lihtne elu hakkas alles tekkima Iidse ookeani põhjas. 1976 aastal märkasid teadlased esimest korda, et mõned mäeahelikud ja kivimid Lõuna-Aafrikas ja Austraalias on sarnased. Alguses arvasid nad, et need võivad lihtsalt olla sama vanad, seetõttu sarnased. Kuid uurimise edenedes ilmnes teine seletus. 1996 aastal pakkus geoloog Eric Cheney välja, et Kapvali ja Pilbara kraatonid võisid kunagi olla ühendatud. Ja sellest sündis vaalvara idee. Kuni tänaseni uurivad teadlased endiselt, kas see oli tõesti maa kõige esimene superkontinent. On olemas ka teisi teooriaid, mis väidavad, et enne seda oli veel vanemaid mandrilisi moodustisi. Kuna need sündmused toimusid nii ammu, on väga raske leida täielikke tõendeid. Ja need iidsed kratoonid ongi jäänukid meie planeedi kõige varasemast peatükist. Tegelikult väidavad geoloogid, et on olemas iidseid maid, mis on ammu kadunud ja mida on tänapäeva maailmakaardil peaaegu võimatu ära tunda. Üks kõige vastuolulisemaid ideid selle kohta on niinimetatud uur. Uur filmist ega legendist. See on hüpoteetiline protokontinent, mille pakkus välja geoloog John Rogers 1993 aastal. Tema teooria kohaselt oli kunagi väga iidne maa-ala, mis koosnes erinevatest muistsetest kratoonidest Aafrikast, Austraaliast, Indiast, Antarktikast ja muudest maailma osadest. Selle hulka kuulusid väidetavalt mõned Lääne-Austraalia, Lõuna-Aafrika, India ja isegi Madagaskari osad. Aga on üks suur probleem. Kõik teadlased ei ole selle muistse maailma välimuse osas ühel meelel. On teadlasi, kes usuvad, et Lõuna-Aafrika ja Austraalia mõned osad olid kunagi ühendatud ühes supermaandris, mida nimetatakse vaalvaraks. Aga Rogersi rekonstruktsiooni järgi uuri jaoks olid need kohad üksteisest kaugel ja asusid muistse maa erinevates osades. See tähendab, et need 2 mudelit ei saa korraga õiged olla. Kuni tänaseni vaidlevad teadlased selle üle ikka veel. Ja kuna need sündmused on nii ammu toimunud, on tõesti raske leida täielikke tõendeid. Paljud maa iidsetest kividest on ammu kadunud, sulanud või planeedi alla vajunud tektoonilise tegevuse tõttu. Aga isegi kui me ei tea täpselt, millised esimesed mandrid välja nägid, on uuringute põhjal mõned asjad selged. Sel ajal polnud maapinnal peaaegu üldse elu. Maailm oli siis väga kuum, palju vulkaane ja atmosfääris oli paks suits. Ja enamik maapinnast oli kivine ja kuiv keskkond. Võimalik, et mõned neist iidsetest maadest asusid ka ekvaatori lähedal, sest tol ajal oli planeedi tektooniline liikumine aktiivsem. Asja jooksul hakkas maa muutuma. Planeedi koorik jahtus järk-järgult. Selle tõttu sai võimalikuks suuremate mandrite moodustumine kui varem. Geoloogide sõnul hakkasid umbes 3 miljardit aastat tagasi erinevad kraatonid maailma eri osadest ühinema. Selle hulka kuulusid mõned Põhja-Ameerika iidsed osad. Üks tähtsamaid lisandusi tol ajal oli Kanada Slave'i kraaton.
pärast seda liitusid järk-järgult ka teised Euroopa ja Põhja-Ameerika iidsed osad. Kui need kraatonid kokku põrkasid, tekkisid suured mäed, murrangud ja vulkaanilised piirkonnad. See oli nagu hiiglaslik kokkupõrge aeglaste, kuid väga võimsate maakoore tükkide vahel. Ja nende kokkupõrgete seeriast tekkis üks tähtsamaid maa kõige esimene tõeline superkontinent. Teadlased nimetasid selle Kenorlandiks. Mõnede geoloogiliste rekonstruktsioonide kohaselt võis see katta tol ajal suure osa maa olemasolevast maismaast. See oli isegi suurem kui enamik tänapäeva kontinente. Selle hulka kuulusid väidetavalt Põhja-Ameerika, Gröönimaa, Skandinaavia ja mõned Aasia osad. Tänu paljudele kokkupõrganud kratoonidele oli selles supermandris aktiivne nii vulkanism kui ka mägede tekke. Ja samal ajal toimus maal veel üks oluline muutus. Ookeanides hakkas lihtsat tüüpi elu järjest rohkem levima. Need ei olnud veel kalad ega loomad. Enamik neist olid mikroskoopilised organismid ja bakterid, kes elasid madalas vees. Kuid isegi kui tol ajal oli olemas vaid lihtne elu, mõjutasid neid kohe planeedi muutused. Kuna Kenorland oli väga suur, muutus maa, õhu ja ookeanide liikumine. Mõned merealad muutusid külmemaks, teistes kohtades muutus elu lihtsatele organismidele raskemaks. Ja pärast väga pikka aega hakkas Kenorland lagunema. Teadlaste sõnul muutus maa tektooniline liikumine aktiivsemaks, kui planeedi sisemus jätkuvalt muutus. Superkontinendile tekkisid järk-järgult suured praod. Kui selle osad lahku läksid, hakkasid moodustuma uued ookeanid. Ja siin algas üks maa ajaloo suurimaid muutusi. Kui uued mered laienesid ja sademed tugevnesid, lagunesid ja erodeerusid ka maismaa kivid kiiremini. Selle tulemusena vähenes atmosfääri süsihappegaasi hulk. Ja see oli iidsetel aegadel suur probleem. Uuringute kohaselt oli päikese soojus siis nõrgem kui praegu. Seetõttu, kui kasvuhoonegaasid atmosfääris vähenesid, jahenes kogu planeet kiiresti. Kuni saabus tugev jääaeg. Mõnede teooriate ja geoloogiliste tõendite kohaselt olid ookeanid peaaegu täielikult jääga kaetud. Isegi ekvaatori lähedal, umbes 2 miljardit 400 miljonit aastat tagasi. Mõned teadlased nimetavad seda lumepallimaaks. See oli aeg, mil suur osa planeedist oli jääga kaetud. Kuid see ei mõjutanud ainult kliimat. Kui maailm jäätus, hakkas ka maa atmosfäär muutuma. Happaaval suurenes õhuhapnikusisaldus, sest ookean ei neelanud enam nii kiiresti ära hapnikku, mida iidsed mikroorganismid tootsid. Ja kuigi tänapäeval on hapnik eluks oluline, oli see tol ajal enamiku iidsete organismide jaoks ohtlik. Paljud neist ei suutnud ellu jääda kõrge hapnikusisaldusega keskkonnas. Seetõttu kadus suur osa iidsest mikroobielust. Kuid mõned organismid suutsid kohaneda ja teadlaste sõnul said just need ellujäänud organismid keerukama elu aluseks maal. Lihtsatest rakkudest algas järk-järgult väga pikk protsess, mis viis lõpuks taimede, loomade, dinosauruste ja lõpuks inimese tekkimiseni. Pärast iidse supermandri Kenorlandi lagunemist ei muutunud maa kohe rahulikuks. Sadade miljonite aastate jooksul liikusid mandrite tükid ikka veel üle kogu planeedi. Nagu hiiglaslikud kivikamakad, mida maal üliaeglaselt edasi kantakse. Ja kui need iidsed kraatonid rändasid, hakkasid nad taas erineval moel kokku koonduma. Geoloogide sõnul jagunesid need iidsed kraatonid erinevateks osadeks. Mõned neist ühinesid taas, teised aga triivisid lõplikult eemale. Selle kõige toimumise ajal toimus veel üks oluline muutus Euroopas ja Aasias. Euroopast hakkas tasapisi kujunema selle kõige varasem versioon. Teadlased nimetavad seda Baltikaks. See ei olnud veel selline nagu tänapäeva Euroopa. See oli alles iidne maamassitükk, mis koosnes maa põhjaosast pärit valadest kratoonidest. Samal ajal liikusid ka teised mandrifragmendid planeedi külmematesse piirkondadesse. Seal kohtusid nad teiste iidsete maamassidega Siberiast, Gröönimaalt ja Euroopast. Ja kui need kõik kokku said, moodustus külm ja väga iidne protomandri nimega Arktika. Jah, peaaegu nagu nimi Arktika. Sest mõnede rekonstruktsioonide kohaselt võis see tollal asuda maa kõrgematel laiuskraadidel ehk külmemates piirkondades. Aga mandrite kokkupõrked ei lõppenud sellega. Kui tektoonilised plaadid jätkasid liikumist, hakkasid Arktika, Baltika ja mõned osad muistse Põhja-Ameerika piirkonnast ühinema. Ja sellest moodustus suurem mandrirühm, mida nimetatakse Nenaks.
selle nime tähendus on kombinatsioon Põhja-Euroopast ja Põhja-Ameerikast. Sinna kuulusid tol ajal mõned osad tänapäeva piirkondadest: Soome, Rootsi, Venemaa, Kanada, Gröönimaa ja Ameerika Ühendriigid. kui need iidsed maamassid kokku põrkasid, tekkisid taas suured mäed ja vulkaanilised piirkonnad. Kuid isegi kui Neena oli juba väga suur, ei olnud see siiski järgmine tõeline superkontinent. Teisel pool maad hakkas samuti kokku koguneva veel üks suur kratoonide rühm. See oli Atlantika. Geoloogide sõnul hakkas siin kujunema Lõuna-Ameerika kõige varasem tuum ja mõned Aafrika osad. Siia kuulusid ka iidsed kratoonid, millest saavad tänapäeval Brasiilia, Kongo ja Lääne-Aafrika alused. Kui Atlantika vaikselt lõunapoolkeral kujunes, kasvas Neena jätkuvalt planeedi põhjaosas. Ja pärast väga pikka tektooniliste plaatide liikumise perioodi toimus taas üks suur kokkupõrge. Atlantika, Neena ja teised mandrifragmendid Austraaliast, Indiast, Antarktikast ja Hiinast ühinesid aegamööda ja sellest moodustus üks suurimaid supermandreid muistse maa ajaloos. Teadlased nimetasid seda Kolumbiaks. Mõnes geoloogilises uuringus nimetatakse seda ka Nunaks. Uuringute kohaselt tekkis see umbes 1 miljard 800 miljonit aastat tagasi. Sel ajal kuulus enamik tänapäevaste mandrite põhiosadest juba sellesse tohutusse supermandrisse. Sinna kuulusid muistne Põhja-Ameerika, Euroopa, Lõuna-Ameerika, Siber, Lõuna-Ameerika, Aafrika ja teised mandrilised plokid. Ja kuna Kolumbia oli nii suur, oli selle mõju maale samuti tohutu. Supermandri servades olid suured subduktsioonitsoonid väga aktiivsed. Kui ookeaaniline koorik vajus mandri alla, tõusis magma maa sisemusest ülespoole. Selle tulemusena tekkis palju uut maad ja mäestikke. Järk-järgult kasvasid ja muutusid stabiilsemaks mõned tänapäevaste mandrite kõige olulisemad osad. Näiteks geoloogide sõnul muutus siin terviklikumaks Laurentia, Põhja-Ameerika iidne süda. Samal ajal muutus selgemaks ka iidsete mandrite nagu Baltika, Sibeeria, Amazonia ja Kongo-Kalahari kujunemine. Aga nagu varasemad supermandrid polnud ka Kolumbia püsiv. Aja jooksul hakkasid selle sees taas tekkima suured lõhed. Tektoonilised jõud hakkasid supermandri erinevaid osi aeglaselt lahku tõmbama ja umbes 1,5 miljardit aastat tagasi hakkas see lagunema. Kui mandrifragmendid üksteisest eraldusid, tekkis nende ümber tohutu iidne ookean. Teadlased nimetavad seda Mirovia ookeaniks ja siin algas supermandri tsükli uus etapp. Sel korral ei naasnud mandrifragmendid kohe endistesse kohtadesse. Selle asemel liikusid nad erinevates suundades 100 miljoneid aastaid. Nagu eraldi pusletükid, mis taaskord laiali triivivad. Kuid isegi kui nad on üksteisest kaugel, pole lugu veel läbi. Sest lõpuks saavad nad taas kokku, et moodustada veel üks tohutu superkontinent. Ja järgmine maateekond viib iidse maailma nimega Rodiinia juurde. Kui on olemas üks superkontinent, mis on maa ajaloos tõeliselt oluline, siis on see Rodiinia. Sest teadlaste sõnul on see üks selgemaid iidseid prototüüpe maailmast, mis hiljem viis Pangea tekkimiseni. Tegelikult enne kui nime Rodiinia ametlikult kasutama hakati, nimetasid mõned geoloogid seda 1970 aastal esmalt Pangea X. Sest nad märkasid, et enne tänapäeval tuntud mandrite tekkimist pidi tõesti olemas olema vanem superkontinent. Ja suuruse poolest oli Rodiinia üks suurimaid superkontinente maa ajaloos. Geoloogiliste rekonstruktsioonide kohaselt oli see terviklik enam kui miljard aastat tagasi. Selle keskel asus tol ajal Laurentia, mis oli Põhja-Ameerika iidne alus. Selle ümber paiknesid Austraalia, Antarktika, Lõuna-Ameerika, Euroopa, Aafrika ja Aasia osad. See tähendab, et enamik tänapäeva peamisi mandreid olid kunagi osa ühest hiiglaslikust maismaast. Ja kui need mandrilised plokid kokku põrkasid, tekkisid muistse maa ühed suurimad mäeahelikud. Geoloogide sõnul on mõned iidsed mäed, mis selle kokkupõrke üle elasid, siiani nähtavad Põhja-Ameerikas ja Euroopas. On olemas kivimid ja mäestikumoodustised, mis tõendavad, kui võimsad olid tollased tektoonilised kokkupõrked. Aga Rodiinia oli erinev võrreldes varasemate supermandritega. Varasematel supermandritel olid maal peamiselt vaid vulkaanid, kivid ja lihtsad mikroorganismid. Aga Rodiinia ajastul hakkas elu juba keerulisemaks muutuma. Vetikad ja seened hakkasid tasapisi levima.
madalates ja niisketes maaosades. See polnud veel nagu tänapäevane mets. Maal polnud veel puid ega loomi, kuid see oli suur samm elu jaoks. Maal see tähendab, et kui mandrid liiguvad ja põrkuvad, muutub ka planeedi ökosüsteem järk-järgult. Kuid nagu teisedki supermandrid, polnud ka Rodinia püsiv. Teadlaste sõnul juhtus see umbes 850 miljonit aastat tagasi. See hakkas altpoolt pragunema. Võimalik, et maa sügavusest tõusis üles tohutu kogus kuuma vahematerjali. geoloogid nimetavad seda superpluumiks. See on nagu planeedi sügavusest kerkiv hiiglaslik ülikuuma kivimivoog. Ja kui see ülespoole tõusis, tekkisid supermandril järk-järgult suured praod. Pärast seda hakkasid mandritükid taas üksteisest eralduma. Kui need liikusid eri suundades, suurenes ka maa vulkaaniline aktiivsus ja maavärinad. Mõned Austraalia ja Aafrika osad eraldusid täielikult. Teised mandriblokid triivisid kas soojematesse või külmematesse planeedi piirkondadesse. Selle tõttu muutus maa kliima taas. Kui uued ookeanid tekkisid lahkuvate mandrite vahele, hakkas planeedile sadama rohkem vihma. Kasvuhoonegaasid atmosfääris hakkasid samuti järk-järgult vähenema. Ja nagu varem, Kenarlandi puhul muutus maa taas väga külmaks. Uuringute kohaselt koges planeet umbes 700 miljonit aastat tagasi tõenäoliselt taas rasket lumepallmaaperioodi. See oli aeg, mil väga suur osa maast oli jääga kaetud. Mõned teadlased usuvad isegi, et jää ulatus ekvaatori lähedale. Aga erinevalt varasemast jääajast ei kestnud see väga kaua. Sest samal ajal kui maailm jäätus, jätkusid ka vulkaanipursked. Ja tänu vulkaanilistele gaasidele suurenes kasvuhoonegaaside hulk atmosfääris taas. Maa hakkas tasapisi uuesti soojenema. Ja kui jää sulas, toimus planeedi elus taas üks väga suur muutus. Teadlaste sõnul hakkasid sel ajal ilmuma keerukamad hulkraksed eluvormid. See tähendab, et tol ajal ei elanud enam ainult lihtsad üherakulised organismid. Järk-järgult hakkasid tekkima organismid, mis koosnesid paljudest rakkudest. Ja see saab olema keerukama elu alus maal. Hiljem usuvad mõned teadlased, et mõned mandrikillud ühinesid uuesti, moodustades veel ühe supermandri, mida nimetatakse pallootiaks. Kuid tänaseni ei ole kõik geoloogid sellega nõus. On ka neid, kes usuvad, et pärast Rodinia vagunemist ei moodustanud killud tegelikult ühtset kindlat supermandrit. Selle asemel liikusid need killud väidetavalt eri suundades laiali. Samal ajal kui mõned Põhja-Ameerika, Siberi ja Euroopa osad liikusid põhja poole, triivisid Aafrika, Lõuna-Ameerika ning India, Austraalia ja Antarktika lõunapoolkerale. Ja seal ühinesid need aegamisi, moodustades ühe tähtsaima muistse mandri maa ajaloos. Teadlased nimetasid seda Gondwanaks. Ja järgmiste miljonite aastate jooksul mängis Gondwana väga olulist rolli kaasaegse maailma kujundamisel, nagu me seda täna tunneme. Kui Rodinia tükid lõplikult lahku läksid, hakkas lõunapoolkeral aeglaselt kujunema üks tohutu manner. See oli Gondwana. Geoloogide sõnul hakkas see moodustuma umbes 800 miljonit aastat tagasi Rodinia lõunapoolsetest tükkidest. Selle hulka kuulusid tollal muistne Aafrika, Lõuna-Ameerika, India, Austraalia, Antarktika ja teised kontinentaalsed plokid. Ja kui Gondwana kujunes, toimus maa elu ajaloos veel üks väga oluline sündmus. See oli kambriumi plahvatus. Sel ajal elu kiiresti mitmekesistus ja muutus keerukamaks. Meredes tekkisid uued eluvormid. Teadlaste sõnul just sel ajal hakkasid ilmuma paljud organismid, kellel olid kõvad kestad, lihtsad silmad ja muud kaitsemehhanismid, et ellu jääda. Tundus, et elu evolutsioon planeedil kiirenes järsku. Miljonite aastate möödudes muutus Gondwana järjest elurikkamaks. Taimed hakkasid tasapisi ilmuma, neile järgnesid putukad. Seejärel hakkasid kalad ja esimesed kahepaiksed levima erinevatesse iidse maailma osadesse. Ja kuna Gondwana oli väga suur, sai sellest paljude ökosüsteemide kodu. Kuigi seda ei saa tehniliselt mõne geoloogi definitsiooni järgi supermandriks pidada, oli see siiski üks suurimaid maismaa massiive maa ajaloos. See oli isegi suurem kui mõned vanemad supermandrid. Kuid samal ajal kui Gondwana kasvas lõunapoolkeral, toimus planeedi põhjaosas veel üks suur muutus. Põhja-Ameerika, Euroopa, Siber ja teised põhjapoolsed mandrikillud hakkasid aeglaselt kokku tulema.
alguses moodustus iidne mandrirühm, mida nimetatakse Eurameeriaks. Mõnes uuringus nimetatakse seda ka Laurasiaks. siin hakkasid laienema iidsed metsad maal. Need ei olnud veel nagu tänapäevased vihmametsad, kuid aegamisi hakkas maismaal lihtsate puude ja taimede arv kasvama. Umbes 400 miljonit aastat tagasi kasvas see mandrirühm veelgi, kui Sibilium sellega ühines. Sellest moodustus Laurasia. Sellest saab maa järgmise kõige olulisema supermandri põhjapoolne pool. Samal ajal moodustab Gondwana lõunapoolse poole. Ja kui tektoonilised plaadid jätkuvalt liiguvad, lähenevad need kaks hiiglaslikku maismaad üksteisele aeglaselt. Nende vahel oli tolle ajal iidne ookean, mis sulgus aeglaselt, kui mandrilised plaadid kokku põrkasid. Ja pärast väga pikka lähenemisperioodi põrkasid lõpuks Laurasia ja Gondwana kokku. Umbes 330 miljonit aastat tagasi. Ja siin tekkis maa ajaloo kõige kuulsam superkontinent, Pangea. Peaaegu kõik tänapäeva mandrid olid kunagi osa sellest tohutust maismaast. Kui sa vaatad tänapäeva kaarti, märkad, et Lõuna-Ameerika ja Aafrika sobivad justkui ideaalselt kokku. Ja see on üks suurimaid tõendeid selle kohta, et mandrid olid kunagi ühendatud. Aga isegi kui liikumine oli tohutu, ei tähenda see, et elutingimused tol ajal olid täiuslikud. Tegelikult teadlaste sõnul olid paljud supermandri osad väga kuivad ja seal oli raske elada. Kuna maa-ala oli väga suur, olid paljud kohad merest kaugel. Vihma sadas vähe, päeval oli palav ja öösel külm. Seal olid ka suured mäeahelikud, mis takistasid tuult ja vihma, muutes mõned piirkonnad veelgi kuivemaks. Samal ajal mõjutas see kõik ka ookeale. Pangea kuju tõttu mõjutas see ookeanivoolude liikumist. Mõned merealad muutusid nii kuumaks, et paljud mereorganismid ei suutnud seal ellu jääda. Ja teadlaste sõnul on see üks võimalikest põhjustest, miks toimus üks maa ajaloo suurimaid massilisi väljasuremisi. Seda nimetatakse nüüd Permi väljasuremiseks. Selle sündmuse käigus hävis suur osa planeedi elust. Paljud metsad kuivasid ja põlesid maha. Väga palju mereliike kadus täielikult ja paljud iidsetest loomadest, keda tol ajal järgiti, ei jäänud ellu. Aga pärast seda suurt katastroofi jäi ellu mõned roomajate liinid. Ja just nendest ellu jäänud organismidest hakkasid aegamisi arenema dinosaurused. Aga enne kui dinosaurused maal täielikult võimust võtsid, hakkas Pangea juba lagunema. See juhtus umbes 200 miljonit aastat tagasi. Järk-järgult tekkisid praod Laurasia ja Gondwana vahele. Ja just sellest hakkas moodustuma Atlandi ookean. Pärast seda eraldusid Aafrika ja Lõuna-Ameerika täielikult. Samal ajal liikus India põhja poole. Ja hiljem põrkas see kokku Aasiaga. See kokkupõrge moodustas Himaalaja mäestikku, mis on üks maailma kõrgeimaid mäeahelaid tänapäeval. Samal ajal eraldusid ka Austraalia ja Antarktika aeglaselt, kuna India ookean jätkas laienemist. Ja miljonite aastate jooksul kujunesid aeglaselt välja 7 mandrit, mida me täna tunneme. Aga teadlaste sõnul ei lõpe maa lugu sellega, sest tänapäeval liiguvad tektoonilised plaadid endiselt.